Davai. Tere! Mina olen Marju ja kindlasti oled sa mind näinud Instagramist Matka Gurmee lehelt. Täna räägime me maitseainetest. Kas sa otsid ideid, kuidas oma suurepäraselt koostatud matkamenüü jaoks maitseaineid ära pakendada, nii et nad tervet kotti pidi laiali ei oleks? Mul on sulle jagada 5 nippi, kuidas seda kodus olevate vahenditega taaskasutades ära teha. Ja esimene nipp tuleb siit. Üllatusmuna. Kindlasti oled oma väikeõdedelt või vendadelt või isegi ise oled vahepeal üllatusmuna endale ostnud, et väikest üllatust saada, siis see kest, kus on see väike vigur sees, on väga hea vahend igasuguste maitseainete säilitamiseks. See püsib väga hästi kinni, see on seotud ja kompaktne. Paned maitseaine sisse, klõpsad peale, mis asi on? Näed, siin on sool. Ideaalse käekirjaga kirjutame siia sool. Ja olemas. Nipp number 2. Filmirulli ümbris. Ehk siis tops, nipp, võimalus kõikidele analoogfotograafia huvilistele. Kindlasti, kes on fotograafiaga tegelenud, on võimalus seda kasutada või siis minna fotopoodi ja küsida neid topse. Võib juhtuda, et teil veab ja teile jagatakse sealt neid topse. Igatahes filmisõpradelt, fotosõpradelt küsige ja ehk teil on õnne. Jällegi hea, tugev, kompaktne, gaas peale. Võite säilitada nii tahkeid kui ka vedelaid maitseaineid. Ja mis siin ikka? Gaas peale. Mere sool. See on roosa ka, see on väga oluline toidu tegemise aspektis. Nii, pakitud, olemas. Kolmas, kasuta joogijogurtite või smuutide, energiashottide pudeleid. Miinus on neil muidugi see, et osad joogitopsid, jogurtitopsid võivad olla pisut pehmest materjalist ja sa saad taas kasutada seda 1 võib-olla 2 korda ja siis vaat katki minna. See on selline õhem variant. Näiteks väga hea tops on sellise vitamiinishoti tops, et saab siia panna vedelikku ja pulbrilist kraami sisse, tahket maitseainet sisse. Ja kui on suurem kokkamine, suurem seltskond, siis suured topsid on veel paremad. Või siis saab õli siia sisse panna või kohvipiima või mida iganes. Et hoidke julgesti neid anumaid alles ja teil on matkatarvete just gurmee ja matkatoidu tegemise mõttes kindlasti palju lihtsam. Number 4. No jah, mokatubakakarp. Kui teil on sõpru, kes kasutavad seda või teate inimesi, kes seda teevad, siis tegelikult see on väga hea karp maitseainete või siis isegi vähesel määral kas moosi või mingi pastalaadse toote kaasas kandmisel. See on äärmiselt hästi kinnikäiv. Ja sa näed kohe ära, mis siin sees on. Noh, siin on küll sool ja pipar peal, aga visuaalsel pildil annab tihtipeale väga hästi ettekujutus ette, mis siin sees on ja sul on lihtne üles leida, mis maitseainet sul vaja läheb. Et küsige oma sõprade käest selliseid vidinaid.
5. Plastikkõrred ja ma tean, et nende kasutamist praegusel ajal väga ei soosita, aga siiski, kui teil kodus veel vanast varust leidub plastikkõrsi või käite, ma ei tea, Mäkis või Hessis patustamas, siis hoidke need kõrred alles, sest kõrtest saab väga edukalt sellise ühe roa maitseaine pakikesi teha. Ma näitan kohe, kuidas sellest kõrrest sellise asja saab teha. Selleks on vaja ainult kääre ja nobedaid näppe, ehk siis selle painde koha võtate ära. Lisaks lõikate veel 2 väiksemat juppi, ühe otsa jaoks ja teise otsa jaoks. Kindlasti olete seda viisi ka sotsiaalmeedias või kuskil Pinterestis näinud. Testisin ise ära. Äge nokitsemine on, kiire on, aga tal on ka kindlasti paar sellist negatiivset külge, mistõttu ma ise võib-olla seda nii suure hooga ei kasutaks, aga mõnele, kes soovib üksi matkates väikest kogust maitseainet kaasa vedada, on see hea mõte. Igades, mõlemad otsad tuleb siis kinnitada, ehk siis ühe otsa murrame me tagasi, painutame kokku, murrame tagasi. Siin väga peenete näppude töö. Ja siis selle otsa murrame kokku, et saaks siia selle otsa peale panna. Ja nii väga lihtsalt saate fikseerida ära ilma, et siit midagi välja pudeneks. Ka vedelikku, kui soovite väga vähesel määral näiteks õli kaasa vedada või äätikat või sojakastet või midagi sellist. Teise otsaga põhimõtteliselt tuleb lõpuks sama asi teha, aga eelnevalt tuleb siis see aine siia sisse saada, mis toob meid selle kõrrepakikese negatiivse külje juurde, sest seda täita ei ole kõige mugavam. Et selleks tuleks siis näiteks kas paberist väike lehter moodustada, et seda sisestada või siis lihtsalt sunkida. Ma näitan, et see ei ole väga lihtne tegevus, võib-olla mul õnnestub. Et idee poolest saab niimoodi solberdada siin selle maitseaine sees. Läheb palju aega, aga näed, täitub. Nii, täitsa üllatavalt kiiresti isegi läks. Hea sool järelikult. Ja teise otsa samamoodi painutame kokku. Pressime natuke laiemaks, et seda siis kokku murda. Nii. Ja teine ots peale. Ja olemas, et see kõrs sisaldab umbes teelusika jagu maitseainet, antud juhul siis soola. Internetis levib ka selline versioon, kus sulatad otsa kinni, aga mulle isiklikult tundub see pisut tülikas, et otsi tšäksi ja tanget hoida, et minu meelest see on väga funktsionaalne ja hea viis. Ja kui on tahtmine see väga hästi kinni fikseerida, siis võib tegelikult teibi ka ümber tõmmata. Et idee poolest saab ka siia peale kirjutada, mis maitseainega on tegu, nii sool, kooli, poisi, tüdruku, käekiri. Ja valmis ta sai. Kallid vaatajad, mul on teile ka väike boonusnipp. Nii nagu mina käin vahepeal restoranis või kohvikus glögi joomas või lennukiga sõitmas või hommikusöögi bufees või kiirtoidu kohtades. Jah, korra vahepeal käin ka seal ja siis antakse teile kaasa kas ühekordseid pakikesi, kus on suhkur sees, kus on sool sees, kus on pipar sees, kus on mesi või moos sees. Võtke need alati endaga kaasa, sest need väga head, kiired võimalused, kuidas kohe oma kottise pakitult kaasa haarata ja siis kohe tarbida. Et kasutage seda ära, et kui see kohvi kõrval suhkrupakk on ja te ise suhkrut ei söö, võtke see kaasa, matkal jagage teistega või kui pipart oma salatile peale ei taha raputada, võtke kaasa,
küll juba matkal olles tahate seda pipart kasutada küll. Uskuge mind, pole mõnusamat asja, kui jõuate õhtul laagriplatsi, teete oma roa ära ja see päriselt maitseb ka hästi. Olge loovad ja matkal näeme!